Tere tulemast kõigile kuulame meie podcasti teel, kus me väga lahedate ja inspireerivate naistega räägime elust, ettevõtlusest ja lastest. Ja täna tuleb üks üliäge podcast, nii et kui sa jalutad parajasti lapsevankriga või oled kontoris, siis ma soovitan teha ühe väikese pausi ja kuulata ja kindlasti ma arvan, sa tahad võib-olla ka märkmeid teha, sest täna on meil külas üks väga eriline ja väga-väga lahe naine, kelle töö aitab otseses mõttes inimestel end tunda paremini nii kehas kui ka läbi selle kindlasti meeles. Meie külaliseks on füsioterapeut, koolitaja ja ettevõtja Katre Lust-Mardna ja Katre on üle 14 aasta pühendunult tegelenud luulihaskonna murede leevendamise ja inimeste liikumisharjumuste parandamisega. Ja kui tundub, et jah, et liikuda on hästi tore, aga mul on lapsed ja mul on ettevõte, siis tegelikult Katre on ka 3 lapse ema, kusjuures kaksikute ema ja 3. laps ka hästi lähedal, nii et ta teab väga hästi, kuidas on elu väikeste lastega ja ka natuke suuremate lastega ja tegelikult Katre kirg, eriline kirg kohe on aidata siis istuvat tööd tegevaid inimesi ja naisi, et nende tööpäevad ei lõppeks valutava selja ja kangete õlgade ja valutava kaelaga. Ja mis mulle Katri juures isiklikult väga meeldib, on lihtsalt see, et ta on nii soe ja armas ja alati lahendustele orienteeritud ja iga kord lihtsalt, kui ma Katrega räägin, siis ma tunnen, et mu enda energiatase nii palju tõuseb. Et üliäge ja inspireeriv inimene. Ja täna, millest me räägime Katrega, ongi siis see, et kuidas siis jääda ellu kontorilaua taga, ükskõik kus see kontorilaud sul asub. Võib-olla see on köögilaud, võib-olla on sul väike nurgake elutoas ja võib-olla oledki sa päris kontoris. Aga kuidas siis tuua selliseid väikseid liikumisampse oma päeva. Ja siis purustame ka erinevaid müüte siin erinevate asjade ümber ja räägime sellest, et mis see nutikael siis on ja sellest ka, et kuidas siis üldse see emadus, ettevõtlus ja enese eest hoolitsemine päriselt siis ühte päeva ära mahutada. Nii et tere tulemast, armas Katre, ja nii tore, et sa meie jaoks aega leidsid. Tere kõigile minu poolt ka. Suur tänu, et ma saan täna siin rääkida. Öeldakse, et jagamine teeb õnnelikuks ja ma arvan, et jah, mul on nii tore töö, ma tõesti nii armastan, ma olen oma eriala kõige suurem fänn, mis üldse olla saab, et ma nii hea meelega jagan täna siin neid teadmisi. Aga teate, kuna see on füsioterapeudi loeng, ma tegelikult väga loodan, et osad teist juba kuulavad seda kõndides täna, seda juttu, aga kuna see on füsioterapeudi loeng, siis korraks alustame sellega, et kõik teevad hästi suured õlaringid eest-taha suunas. Hingad samal ajal hästi sügavalt, et juba sellisel igal väiksel liigutusel, mis me siin teeme, on lihtsalt nii positiivne mõju meile ja just teeme eest-taha suunas neid õlaringe. Nii, sügav hingamine. Osad liiguvad, ma loodan, ja siis kalluta korraks pea nii palju, kui sa saad ühele poole ja teisele poole. Ja nii on kohe see aju-verevarustus natukene parem ja oled paremini valmis võib-olla seda informatsiooni ka vastu võtma, mis me siin täna jagame. Aga jah, aitäh nii ilusa sissejuhatuse eest ka, et nii palju toredaid sõnu, suur tänu. Nii tore. Kohe küsingi, et kas see on selline viis, kuidas võiks oma igat tööpäeva alustada, et kui me istume laua taha ja siis kõigepealt väiksed õlaringid ja sellised painutused või pigem selline, kui me oleme juba natuke istunud ja siis on natuke hea ennast värskendada. Ja väga hea küsimus, tegelikult minust võiks iga sellist töötundi alustada tegelikult ju ühe väikese liigutamisega ja ametlikult kohe üks selline mõte, et inimesed, kes iga 30 minuti tagant korraks püsti tõusevad, nende südame-veresoonkond näeb teistsugune välja kui nendel, kes päev otsa, noh näiteks lähevad tööle, 4 tundi istuvad, siis et käivad, söövad ja siis jälle istuvad. Et see iga 30 minuti tagant väikene nagu korraks püsti tõusmine mõjub lihtsalt juba nii hästi sulle. Ma saan aru, et mõned noored emad käivadki töö juures puhkamas ja tahaksidki, eks ole, seal ainult istuda, aga tegelikult jah, iga 30 minuti tagant korraks võiks püsti tõusta.
nii et tasub panna endale see taimer, selle kordusega on ju 30 minutit ja siis, kui helin käib, siis korraks püsti ja õlaringid ja painutused ja edasi. ja, ja pole vaja mingit sellist kallist seisulauda või muretseda, et sul kodus ei ole seisulauda, et tegelikult see seisulaud ei pruugi olla ka see lahendus. lahendus on see, kui sa iga 30 minuti tagant korraks nagu tõused püsti ja värskendad ennast, kuigi jah, me ei taha sellesse töövoogu ja alati nii palju nagu sekkuda. no lahe, näed, et juba oleme saanud esimesed väga kasulikud nõuanded ja teame, et kuidas siis hea ja energiline püsida ja hea tervise juures. väga lahe, Katre. et siit tahaks kohe nii edasi minna kõigi nippidega, aga ennem kui me lähme, ma tahaks väga teada ikkagi, et kuidas sina jõudsid füsioteraapia juurde, kuidas sa jõudsid selle juurde, et sul on täna oma kliinik, et kus see sinu teekond alguse sai ja oli see selline lihtne või tuli ka selliseid takistusi ette? Ja et ma siinkohal tahaks väga tervitada ja tänada oma ema, kes juhtis väga pikka aega Tartu linnavalitsuse rahandusosakonda. Isa on mul insener, et keegi perekonnast pole taoliste teemadega tegelenud, aga ma olen tõesti nii tänulik oma emale, kes ütles, et tema on neid Exceli tabeleid terve elu vaadanud, et aga tee midagi inimestega. Ja tõesti, selles suhtes ma olen nii õnnelik inimene, et mina sattusin kohe selle nagu ameti juurde, mis mulle sobib, et praegu ma kuulen nii paljudest turundajatest, kes 50-aastaselt veel õpivad füsioterapeudiks, et tahan kõikidele öelda, et võib-olla ei ole nagu ikkagi oma selle südame hääle järgi talitada liiga hilja, et igas vanuses saab ikkagi neid väikseid muudatusi teha, aga ja ma tahaks võib-olla öelda seda ka, et võib-olla osad vajavad seda ka julgustuseks, et mina olen tõeline rööpa inimene, mina pole absoluutselt ettevõtlik tegelikult, et ma olen kogu aeg käinud oma sellist rada pidi hästi ja teinud bakalaureusekraadi, magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja läksin tööle Ida-Tallinna Keskhaiglasse alguses. Ja väga soovitan kõikidel noortel füsioterapeutidel ka, et võib-olla mõned mõtlevad, et hästi paljud õpivad praegu välismaal seda eriala. Eestis on see üks kõige populaarsem eriala üldse, kuhu on siis ülikoolis väga-väga kõrge konkurents ja võib-olla arvataksegi, et õpin ära, teen oma erapraksise, et nii lihtsalt see ei käi. Et minul on ka see haiglataust ja väga soovitan alustada suurest haiglast, kus sa saad roteeruda, proovida erinevaid valdkondasid, saada tuttavaks erinevate erialade arstidega, kellega on ju nii oluline see koostöö. Ja mina alustasin oma ettevõtmisega rentides siis ühte ruumi meditsiini nagu suurema sellise asutuse juures ja munad peavad olema erinevates korvides. Mulle ei meeldi riske võtta absoluutselt ja siis ma alustasin niimoodi, et enne lapsi ka, et üks päev nädalas ma tegin seda eravastuvõttu ja peagi siis koos kolleegiga üürisime nagu seda ruumi ja niimoodi see vaikselt kasvasid need teemad. Praegu võtan ma vastu ja lisaks sellele teen siis päris palju ergonoomika ja liikumisalaseid loenguid kontorites näiteks ja mulle ei meeldi tegelikult üldse absoluutselt esineda ja ma olen väga kohmetu olnud, aga nii toredasti visati mind tundmatus kohas vette ja pidin koos kolleegidega siis omakorda väga intelligentsetele ja tarkadele kolleegidele tegema oma esimese avaliku esinemise ja sealt läks ka see tore pall veerema, et nii, et elus tuleb need sellised, isegi kui sa väga kardad, siis tuleb need väljakutsed vastu võtta ja sellest võivad väga toredad ja suured asjad alguse saada. väga lahe, ja kas sealt pealt on olnud selline suhteliselt mõnus teekond või on tulnud ka sul selliseid takistusi ja raskuseid ette? Et kuna ma olen nagu tõesti selline hästi kahe jalaga maa peal ja väga pole riskinud, siis nagu ma ei saa öelda, et oleks väga-väga suuri probleeme olnud, aga eks igapäevane see oma asja juhtimine on selline, et sa kogu aeg oled hästi hands-on ja see võib-olla ikkagi see, et meil ei ole Tervisekassa lepingut. Meil käivad kõik sellised, kõik meie patsiendid, kliendid tasuvad ise seda oma taastusravi eest ja see ikkagi see patsientide voo tagamine, et see on selline müstiline protsess, kuidas praegu meil lihtsalt on kirjeldamatult palju patsiente, aga jälle vahepeal mingi veebruar, jaanuar, inimeste finantsseis on viletsam, et siis me natukene nagu sõltume võib-olla sellest inimeste nagu sissetulekust natuke. Kuigi meil käivad sellised väga edukad, toredad harrastussportlased enamasti, aga väga palju ka jah, kontoritöötajaid. Aga eks ikka tuleb ette selliseid, noh, ütleme, et väga suuri, kui vaikselt kasvada, siis ei ole neid nagu olnud mingeid väga suuri komistuskive või selliseid väga suuri õppetunde. Et võib-olla need on veel eesminesed ja
ma arvan, et sa lihtsalt oled nii targalt seda teinud, et tänu sellele on olnud selline mõnus teekond. aga kui sa juba rääkisid klientidest ja nii edasi, et kas, millal siis peaks ikkagi füsioterapeudi juurde tulema, et kas siis, kui tõesti juba kuskilt hästi valutab ja kas kõigepealt peaks käima arsti juures, et arst suunaks või võib kohe tulla füsioterapeudi juurde ja kas võib tulla ka siis, kui tegelikult otseselt nagu midagi viga ei ole, et kas selline iga, ma ei tea, aastas üks-kaks korda, et kas see hoiab kuidagi paremini tervist või oskad sa selles osas valgustada meid? Ja et kindlasti aina enam leiavad inimesed meie juurde tee preventiivselt, et sul ei pea kusagilt midagi valutama, aga väga hea on tulla, kui sul mingi koht natuke nagu tunda on andnud, et selline kaela, õlavööde, alaselg, midagi natuke on tunda andnud, siis tasub tulla meie juurde. Ja mujal maailmas, näiteks ma tean, kui tuttavad juba siin 10-20 aastat tagasi väänasid kusagil Austrias suusatades jala välja, siis öeldi, et seal Austrias, et minge kohe Eestisse, minnes oma füsioterapeudi juurde, et samamoodi nagu sul on oma perearst, sul tegelikult võiks kõikidel olla oma füsioterapeut, kellega ollakse kontaktis ja kõik luu-lihaskonna mured, ka väga tugev alaseljavalu, eks ole, et selle väga tugeva alaseljavaluga ka ei tasu minna sinna EMO ukse taha istuma või mis iganes põlve-puusavalu, et ei pea minema ortopeedi juurde või siis nagu nende kaelavaludega, ärge raisake raha, ärge minge neuroloogi või ortopeedi juurde, tulge esmalt füsioterapeudi juurde. Et meie saame siin kogu selle põhimõtteliselt vahest isegi, meil on halb ärimudel natuke, me ühe korraga saame teile kogu selle probleemi nii kenasti lahti seletada ja anda kohe esmased nõuanded, et ei ole mõtet minna ortopeedi juurde, kes ütleb, et palun mine nüüd füsioterapeudi juurde oma põlvega või randme, küünarliigese, kõikide nende muredega, et olete kõik pigem kohe tasub, olete füsioterapeudi juurde oodatud, et alustame sealt füsioterapeutide juurest ja see tõesti aitab raha ja aega kokku hoida. lahe, nii et mis iganes on, kõigepealt füsioterapeudi juurde ja siis vaatad edasi, et nagu sa tõid välja, et 90% või 95% tegelikult patsiente saab nagu kohe leevenduse ja kohe lahenduse, on ju. et Mhm. jääb päris palju aega ja raha kulutamata. väga lahe, et aga nüüd teeme väikse sellise jälle kannapöörde, et või siis istume justkui maha, on ju, et räägime sellest istumisest ikkagi, et nii palju räägitakse, et ja sa käid ju nii palju erinevates ettevõtetes rääkimas, on ju, loenguid, et just sellest, et kuidas inimesed istuvad, kuidas nad töölaua taga on ju. ja noh, kui sa mõtled nüüd meie ettevõtetest emade peale, millised need meie töölauad on, et kellel on aknalaud, kellel on väike kööginurgakene, kellel on selline luksus, et ta on päriselt kontorinurgakene ja kes saab võib-olla vahest täitsa päris kontorisse nii-öelda puhkama minna, nagu sa ütlesid. ja mis on väga tõsi, mina käin ka kontoris puhkamas. et ja kõik ütlevad, kogu aeg küsivad, kuidas sa nii rõõmus ja õnnelik oled, kui sa tööle tuled. sest see ongi puhkus. aga räägi, et kuidas siis, kui halb see istumine siis tegelikult on ja nagu sa juba korraks mainisid neid nii-öelda reguleeritavaid laudasid ja kui palju peaks siis seistes tööd tegema, palju peaks siis, ma ei tea, osad ostavad vist neid kõndimise trenažööre on ju sinna laua alla, et noh, et kui palju me siis kõike seda peame lõpuks tegema? Jah, et tegelikult me ei tohi istumist demoniseerida ja mäletate, teate seda ütlust, et istumine on uus suitsetamine, et ma olen ise kunagi ajalehe veergudel seda öelnud ja see ütlus tuli sellest, et USA rikas Mayo kliinik kunagi pani inimestele selga esimese sellise elektroonilise aluspesu, mis registreeris inimeste liikumist. Ja sealt tuli välja, et inimesed, kes siis, kas te teate, mitu tundi inimene keskmiselt tööpäevas istub, kui tal on istuv töö, kas sa julged, Annika, pakkuda? kui tal on, no ma ei tea no,, istub töö juures on ju 8 tundi ja siis istub veel kodus pärast võib-olla teleka ees, ma ei tea. Autos, nii ja paku, palju siis on seda aega? Ma ütleks võib-olla 10 tundi. Ahah, tegelikult ametlikult 13 tundi isegi tuli sellest uuringust välja ja see on võrdlemisi juba sihuke noh, üle 10 aasta vana uuring, et me istume aina rohkem kahjuks. Ja sealt uuringust tuli välja, et inimesed, kes siis veel üle 13 tunni istusid, siis nendel oli rohkem diabeeti nagu suitsetajatel ja südame-veresoonkonna haigusi, neid aterosklerootilisi vastikuid naaste veresoontes ja sealt tuli siis see ütlus, istumine on uus suitsetamine, aga tegelikult see ütlus peaks nii olema, et mitte liigutamine on uus suitsetamine, et kõik hakkasid seisulaudasid tahtma, aga see seismine kahjuks ei päästa, et see on samamoodi staatiline tegevus ja
tegelikult pikalt seismine paneb näiteks alaselja ka ikkagi valutama natuke. Et jah, kogu aeg ikkagi lahendus on täiega see liikumine, aga jah, me ikkagi peame istuma, töö peab saama tehtud, et pole hullu sellest istumisest, kuigi korraks jälle, kui negatiivsest poolest rääkida, siis tõesti pikalt istuvatel inimestel on rohkem, näiteks konkreetselt on ära tõestatud, et endomeetriumi, kopsu ja soolevähki on rohkem siis nagu inaktiivsetel inimestel, aga nota bene, need on mitte noh, tõesti inaktiivsete inimeste probleemid, et kui sa vähegi pärast tööd liigud või töö juures ka oled aktiivne, siis tegelikult see täielikult noh, nagu päästab su ära nendest probleemidest, ka südame-veresoonkonna haigustest ja sellest diabeediriskist. Et aga jah, et see aktiivsus on siin see võti. Ja sa mainisid seda, et osad on aknalaua ääres. Ma tahaks väga panna teile ühe asja siin nagu ergonoomikaalaselt kohe teile ära öelda, et sul peab olema jalgadel ruumi, et kummuti taga ei saa töötada. Ma mäletan, kas koroona ajal mul sattus üks väga tore advokaat vastuvõtule, kes oli kummuti taga mingit tööd maakodus lõpetanud ja siis see ette alla painutatud sundasend lõppes ikkagi tal EMO-s, et tal tekkis habaluude vahele lihtsalt nii tugev valu, et kus iganes sa istud, vaata, et sul oleks seal see ruum seal laua all olemas, et see on üks põhiteema, et ükskõik mis kohas sa töötad, jalgadel peab olema ruumi ja hea oleks, kui jalad oleks veel sirgelt ees, et see 90-kraadised nurgad meile tegelikult need ei ole nii head, nagu varasemalt on räägitud. Et jalad võivad täitsa sirgelt olla, et näiteks kui ma istun laua taga, köögilaua taga, panen vastu tooli ja panen jalad sinna peale, siis see on päris hea asend, jah? Ja sellepärast, et mõte sul on ju see veenisüsteem seal kõverdatud põlves, nagu see venoosne veri südame poole tagasi liikuda ei saa ja tegelikult arvatakse, et sellised vererõhuprobleemid, mis meil vanemas eas tulevad, et see on ka sellest nurkade all istumisest tingitud. Ja veel kohe soovitades teile midagi, siis teadke, et lösutamine on lubatud, et sa ei pea nende 90-kraadiste nurkade all istuma, et toeta mõnusalt praegu ka, kui sa istud, siis toeta selg mõnusalt taha suunas, tõmba tool hästi laua alla, lükka klaviatuur näiteks natuke kaugemale, toesta ka küünarvarred laua peale, sa tunned, kas su kaela-õlavööde saab lõdvestuda, et see jätkusuutlik hea asend on mugav asend ja diivani peal näiteks tohib ka vabalt töötada, aga siis pane alati padi alla, pluss entsüklopeedia, tõsta natuke see monitor kõrgemale ja sul on lihtsalt nii palju mugavam ja parem olla ja tõesti see jalad sirgelt ees kogu aeg, kui sa vähegi saad, pane jalad sirgelt ette ja vaheta seda asendit. Oi, sa oled minu jaoks nii palju, Katri, juba häid uudiseid toonud, et see on mul niimoodi köögilaua taga täpselt see töötamine kodus on nagu lemmik. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kindlasti nagu täpselt ei ole see hea ja täpselt diivani peal mul on see IKEA, vaata selline mingi alus on ju. Jumala mõnus on tööd teha ja nii tore kuulda, et see on ka päriselt ametlikult nüüd lubatud. Et väga See on lahe. tõesti lubatud ja et see ja keegi ei suuda, et kui igal pool, aga see on nii huvitav, et see mõte ka veel, et nii palju, kui meil on inimesi, nii palju on meil erinevaid istumisasendeid ja neid rühte, et me ei saa kõiki ühte vormi suruda. Ja kui ma vahest otsin oma loenguteks ilusat pilti nagu ilusa rühiga istuvast kontoriinimesest, siis ma mitte kunagi ei leia fotot. Alati on see joonistatud inimene, aga seda joonistatud inimest ei ole olemas. Et jah, hästi oluline on ka nihelemine, et sa tõstad ühte teist puusa poolt seal toolis niimoodi mõnusalt üles ja ei ürita olla liiga sirge seljaga, sest vaata, kui sa oled liiga sirge seljaga veel, siis sa vaikselt hakkad niimoodi ette alla vajuma, pea läheb kuklasse ja vot see on üks vilets asend. Pigem toeta ennast mõnusalt taha suunas niimoodi, ole hästi lõdvalt ja vabalt, vaata, et su kukal ja kõik oleks vaba ja siis see küünarvarte toetamine on hästi mõnus ja kasulik sulle. Lahe. Jah, vahepeal sügavalt sisse-välja hingamine, et hapnikku on ka vaja ja pingeseisundis meil tõusevad need õlad ja küünarnukid üles ja siis ja hingamine muutub nii no selliseks pindmiseks, et jah, sügav hingamine ja niisugune mõnus lõdvestatud asend, et see on niisugune jätkusuutlik ja hea. Ja, aga meid on ju koolis treenitud, et niheleda ei tohi, on ju. Et Ja täpselt, et lapsed saavad neid esimestes klassides saavad kogu aeg neid märkuseid, et jälle jooksis ja niheles, Oskar niheles tunnis ja siis, kui lapsed on 12-13-aastased, siis on kõik, et miks te ei liigu, miks te sellised passiivsed olete, eks ole, et ise surume lapsi nagu inaktiivseteks ja siis pärast pahandame. ja et ärme siis vähemasti ise oma lastega nihelemise pärast pahanda, et kui me ka oleme teatris või kuskil, et väga ei proovime nii, et neil ei tekiks sellist arusaama, et nihelemine on halb, on ju.
Ja pigem just nihelege ise ka, tooge selg lõgusaks ja siis painutage natuke taha suunas, tõsta ühte ja teist puusa poolt üles, teisegi istudes väikseid siukseid seljaringe alaseljaga mõnusalt, et need kehtivad näiteks ka autoroolis olles, et on nii palju nagu selliseid toredaid asju, millega me saame ennast igal pool aidata. Ja rääkides siin veel noortest emadest, siis ka igal pool saad sa vaagnapõhjalihaseid endal treenida, panna siin istudes tööle sääred näiteks, sirget jalga ette tõstes laua all sa saad reie nelipea-lihast endal siin nagu reie eesmist osa tugevdada, et mis iganes, kus me oleme, näiteks ka emadel väga olulised diastaasi sellised vastu kõhtu tugevdavad harjutused alati igal pool kogu aeg saab teha, et head füsioterapeudid annavad nõu niimoodi preventiivselt jälle ennetavalt ka, et kui sa tahad, mõtled, et tahaks enda jaoks midagi ära teha, siis palun, tasub füsioteraapiasse tulla. väga lahe, et tegelikult selliseid nippe on ikkagi väga palju, mida siis kontoris, ma saan aru, miks sa seal kontorites käid ja miks need inimesed nii vaimustatud sinust on seal. Et tõesti neid asju, mis me enda jaoks saame ära teha, on ikkagi väga palju. Aga jällegi koolis meile seda ei õpetata ja kui me füsioterapeudi juurde ka ei satu või ei satu just nagu selliste küsimustega, et mina olen füsioterapeudi juures käinud küll, aga mitte nagu selliste teemadega, et oleks mulle kunagi nagu selliseid nõuandeid andnud, nagu sina täna annad. Et ülilahe, ma olen juba väga tänulik, Katre, mina olen juba väga palju saanud siit kasulikku aga et mis siis veel nagu põhiasjad, aga mis need põhiasjad on ju, mis see istumine siis tekitab, et ongi siis see, et meil on ju selg hakkab valutama, õlad on pinges, siis on see nutikael, mida sa mainisid, on ju, et mis asi see nutikael siis on? Ja tegelikult see nutikaela teema, olete näinud seda pilti, et nagu lõpuks pea kukub lausa otsast ära, et see nutiasend ja mulle väga meeldis üks selline tore Reels naljavideo, kus et inimesed on corporate shrimps nagu korporatiivsed krevetid juba, et me oleme nii ette painutatud asendis, et tegelikult öeldakse, et see nutikaela teema või see nagu sihuke kaela ette painutatud asend, see küürus olemine, see on küll probleem, aga tegelikult sellest veel suurem probleem on see, et noh, inimene on tegelikult aastasadu samas asendis lugenud ja teinud käsitööd näiteks, et võib-olla isegi see nutikael ei ole nii suur probleem, kuivõrd suur probleem on see, et me muul ajal oleme lihtsalt nii passiivsed ja me ei täida absoluutselt liikumisnorme. WHO statistika järgi vist isegi juba 80% maailma noortest ei saa seda iga päev tund aega peaks, eks ole, laps liikuma ja kõndima raske seljakotiga näiteks koju. Ja nota bene seljakotid ei ole lastel liiga rasked, laps kõnnib raske seljakotiga, siis tema luustik ja lihaskond mõtlevad, et äkki peab terve elu nii raske kotiga kõndima ja luustruktuur tiheneb, et luu tihedust saab kasvatada ainult kuni seal 20. eluaastani umbes. Et jah, raske seljakotiga käimine on kasulik, aga korraks mul läks see mõttelõng. Shrimpidest ja nutikael. Ja, et see jah, et me oleme, et ja lapsed on ka selles ettepainutatud asendis, me kõik oleme ettepainutatud asendis, aga jah, et me nagu see liikumine päästab ja et nutikael ei ole nii suur probleem, vaid jah, kõige suurem probleem on see, et me oleme muul ajal nii passiivsed, et kui näiteks vanal ajal ka keegi luges või tegi käsitööd, siis näiteks 50 aastat tagasi meie vanaemad, vanaisad vastutasid selle eest, et loomadel oleks süüa ja juua, tehti heina ja kasvatati endale toitu ja tänapäeval me oleme siis selles nutiseadmes ja siis jälle oleme kusagil arvuti taga, võib-olla äkki natuke loeme, et me oleme kogu aeg selles nagu hästi, lihtsalt see inaktiivsus on, ma tahan öelda, suurem probleem, kuivõrd see nutikaela teema. Et tuletame meelde, et nii mitu tundi, kui laps on ekraanis, nii kaua aega ta võiks veeta aega õues, et see on silmade seisukohalt ka väga oluline ja tegelikult see kehtib ka täiskasvanute puhul. Ja rääkides veel näiteks siin silmade tervisest, siis on maailmas selline väga levinud reegel 20-20-20 reegel, et 20 minuti ekraani vaatamise kohta peaks kõikidel inimestel olema 20 sekundit kaugusesse vaatamist. Vaadake korraks siia minu poole või oma ekraani ja siis vaadake aknast välja õue või nii kaugele, kui sa ruumis saad ja sa tunned, kuidas ekraani vaadates su silmad teevad tööd ja kui sa vaatad kaugusesse, siis su silmad saavad puhata ja sa pead vaatama
vähemalt, see on siis 20, 20, 20, sa pead vaatama vähemalt 20 jala ehk 6 meetri kaugusele ja sa tundsid, kuidas su silmalihastel oli palju parem olla. Ja nüüd Eesti silmaarstid palusid mul ära vahetada, kirjutada viimase 20 asemel 2 ja see 2 tähistab seda, et ka täiskasvanud tegelikult ideaalis võiksid 2 tundi päevast õues veeta, et mitte ükski asi pole silmadele nii kasulik, kui on see nagu õues olemine, sellepärast et õues sul on see avaram vaade ja silmalihased saavad õues lõdvestuda. Nii et ei ole nii, et lapsed peaks porgandit sööma või mingi mustikaid või et võtame mingeid toidulisandeid oma silmade heaks, et tegelikult nii oluline on jah, see õues liikumine, pluss et me teeme väga suure teene enda silmadele ka, kui me õues liigume. Et jõudsime nutikaeladest silmade juurde, aga jah, et oleme, see nutiseade on okei. Üks mõte veel, et kui te ise olete ka nutiseadmes, olge vahepeal kõhuli kodus, näiteks diivani peal või põrandal ka laptopis või siis nutiseadmes ja lapsed võiks olla ka kõhuli mõnes mõttes nutiseadmes, sest siis me oleme sellises sunnitud sirutatud asendis ja meil ka see nagu keha eesmisosa lihased saavad võib-olla sellist nagu kerget venitust ja on niisugune jälle hea asendivahetus. Ma tean, mul See oli on siis ja see on nutikaela vastu tõesti. mul oli üks tuttav, kes ütles, et tema ainult Instas on siis, kui ta teeb planku et siis samal ajal nagu võib scroll ida. Et Ja väike. ma tean veel ettevõtteid, kes alustavad koosolekuid planguga, et väga soovitan seda planku kontorisse ka. Et võime rääkida ka nendest toredatest sellest liikumisnäkkide kontseptsioonist, mille kohta on tehtud isegi teadusuuringuid. Väga soovitan võtta liikumisnäkke, eriti pärastlõunal, kui tahaks võtta sahtlis šokolaadi, eks ole. No öelge, kes on istuval tööl ja ta pole tundnud pärastlõunal seda väsimustunnet. No nii tahaks võtta siis seda väikest ampsukest või mul on patsiente, emad, kes on kodus ja nad on modelli mõõtu, nad on nii ilusad saledad, aga nad ütlevad ikkagi, et nad hoiavad ennast näiteks selle magusaga ikkagi pärast neid magamata öid veidikene üleval. Ja siis nii tore on see liikumisnäkk, et sa teed näiteks tooli kohal 30 sekundi jooksul nii mitu kükki, kui sa suudad, või sa teed kas või vastu köögitasapinda natukene kätekõverdusi ja mis paneb su abaluude vahelised lihased tööle, biitsepsi, triitsepsi, kükid on alaseljale tooli kohal väga head, et väike selline liikumisnäkk on siis kuni 1 minut kestev lihastreeningu harjutus. Sa teed selle ära ja võtad klaasi vett ja sul on lihtsalt nii palju värskem ja parem olla. Väga lahe. Selline. Ma siin teen märkmeid endale, kuigi ma pean kindlasti selle üle kuulama ka pärast veel kõik, et nii palju head infot. Aga ühesõnaga peame siis tõusma püsti, tegema liikumisnäkke, on ju, ja siis olema võimalikult palju ise ka väljas, on ju, et mitte ei saada ainult lapsi õue, tuleb ise ka koos lastega õue minna, vedada ennast, et kõiki selliseid asju. Hästi palju veel räägitakse venitamisest näiteks, et peaks ennast hästi palju venitama, et kui palju siis me ikkagi, ja üldse ma tahaks rääkida, et mis need, kui sa mainisid, et enamus ei täida neid norme, on ju, ära, et mis need normid siis üldse on, et mis see eesmärk võiks siis iga päev või iga nädal või kuidas iganes, et 10 000 sammu tuleb teha ja nii edasi. Et aga mis need veel meil need normid on, mis me siis peame nui neljaks ikkagi üritama ära teha? Jah, et ma arvan, igaüks võiks ikkagi nagu mõelda enda järgi ja meil on nagu tõesti nii palju neid müütilisi asju, et tõesti võib lõhki minna, kui mõtled, et kõiki neid norme võiks täita ja kui on, ma tean raamatupidajaid, kes ütlevad, et kodukontoris tuleb võib-olla 200 sammu ja siis väga palju, enamus samme tuleb vahest seal Selveris jalutades ikkagi Eesti inimesel ka, et nagu me peame mõtlema alati, et mis alguspunkt meil kellelgi on, et kui sa tõesti oled seal kodukontoris olnud, siis on see reegel, et palun lihtsalt iga päev sa pead käima uksest väljas ja ikkagi nagu õues peab iga päev käima, et see on uskumatu, et jah, mul on siin nii toredad tuttavad emad, kes teevad triatloneid, endal on tõesti 3 last või siis jooksevad maratone oma laste kõrvalt. Aga ja, et on nii liikuvaid inimesi, aga just käis üks raamatupidajast patsient, kes ütles, et ta 3 korral nädalas käib uksest väljas ja siis kõnnib, et seda on liiga vähe, et nagu mõtleme, kus meil see alguspunkt on ja kui sa oled 2000 sammu peal, siis 5000 sammu on ju sulle ka väga hea. Ja üldiselt hästi huvitav on see, uuemad uuringud näitavad, et kui sa tahad liikuvamaks saada, siis ikkagi see telefonil, iPhone'idel see Healthy äpp südamekesega, mis näitab sul samme, et hästi hea on monitoorida ikkagi
jälgidki oma seda liikumist ja vaatad, et kus sa alustad, et pane mõnel päeval rohkem see telefon taskusse ja vaata, palju sul neid samme tuleb, siis sa näed, kust sa saad ülespoole vaikselt hakata liikuma, et me ei pea siin üldse mingitest normatiividest nii palju rääkima, aga iga päev võiks proovida olla iseenda ju parem versioon. Ja on leitud, et see on tõeliselt nagu motiveeriv, kui sa ikkagi kasutad mingit väikest sellist nagu noh, kasvõi telefonis omal neid äppe või siis mis iganes aktiivsusmonitor, kell või sõrmused, et need tegelikult on päris head siuksed tegutsema utsitajad. Aga WHO soovituste järgi peaks inimene siis 5 tundi nädalas ehk 300 minutit kindlasti liikuma. Ja võib-olla ikkagi kiirustavate inimeste pärast on toodud see number nagu teatud määral kohati ka alla, et on leitud, et kui sa tegeled hästi füüsiliselt intensiivse tegevusega, näiteks mingid hästi intensiivsed pallimängud või midagi, siis piisab ka 75 kuni 150 minutist nädalas ja see on juba väga tervistava efektiga. Ja uus soovitus alates aastast 2020 on see, et kui sa tahad ikkagi oma istuvat tööd teha ja et su luulihaskond koos püsiks, siis sa pead 2 korral nädalas lihastreeninguga tegelema, et sellest keegi meist ei pääse. Et see on nii oluline ja mida ma tahaks alati oma loengutes väga panen inimeste südamele ja et me eristaks, et meil on aeroobne koormus, mis on siis kas reibas kõnd, jooksmine, rattasõit ja siis see lihastreening ehk kätekõverdused, kükid, hea, kui need on veel kummilindi või hantlite või mingi vastupanuga või eriti tore, kui teil on aega, et jõusaalis käia, aga ma tean, paljudel emadel ei ole aega, minul endal ka ei ole selleks aega, aga ma teen tõesti siis igal hommikul kükid, kätekõverdused, kõhulihased, 10 kuni 15 minutit päevas neid harjutusi, et need hoiavad sind tervena. Et selleks, et terve olla, paljud arvavad, et peaks kohutavalt trenni tegema, aga ei pea tegema nagu nii kõvasti trenni, piisab sellest reipast kõnnist sinu südame-veresoonkonnale ja lisaks sellele siis tegelikult see lihastreening on ka südame-veresoonkonnale, nagu kogu su hormonaalne süsteem, kõik võidab nii palju lihtsalt sellest lihastreeningust. Et nagu ma aru saan, siis tegelikult, kui on selline hommikurutiin, et ongi, nagu sina ütled, kükid, kätekõverdused, kõhulihased, aga kui neid teha lihtsalt iga hommik, et siis see ka juba aitab päris palju. Ja või nagu see ei pea hommik olema, et näiteks Ma olen ise harjunud, et kõige lihtsam on asju teha hommikul, aga konn tuleb hommikul ära süüa ikkagi, eks ole. Aga näiteks, kui minul olid väiksemad lapsed, siis jälle ka see pärastlõunane vilets aeg, eks ole, sa oled nii väsinud, sa ootad nii väga seda päästjat töölt koju, eks ole, et tee teinekord pärastlõunal, mine põrandale ja natuke, see laps seal on sinu peal ja kui rääkida üldse sellest madalast energiatasemest, et äkki natuke lihtsalt vedele pikali põrandal, et minu üks võib-olla eluhäkk on ka see, et kui sa oled hästi-hästi väsinud, et minu lapsed on nüüd juba natuke suuremad, aga selle beebi kõrvalt ka, et nagu ole temaga seal põrandal natuke lihtsalt lama korraks, eks ole, et oma energiavarud taastada ja võib-olla kui natuke parem enesetunne, siis äkki sa jõuad natuke neid kõhulihaseid teha või kükke, et see tõesti see kohe parandab natuke su seda, võib-olla noortel naistel sageli on madal vererõhk, et see on nii toniseeriv, see pärastlõunal ka see paari harjutuse tegemine ja jälle klaasikene vett ja see, kui meil on rohkem näiteks lihaseid, tänu sellele me saame rohkem head toitu nautida, sest lihased tarbivad rohkem energiat ja see aitab tõesti see lihastreening sellele luu nagu osteoporoosi vastu võidelda näiteks ja sellel on nagu nii palju lihtsalt positiivseid toimeid just nimelt sellel lihastreeningul. Ma nägin kuskil sul oli selline pilt mingi 100-aastasest või 99-aastasest naisest, kes oli tippvormis. Et siis ma mõtlesin, et ma tahaksin ka olla selline 99-aastaselt, mis siis see häkk on, et kui ma tahan ikkagi nüüd 100-aastaselt mitte olla seal kuskil pikali ja valudes, vaid tahan ollagi selline väga heas vormis, on ju. Et kas siis nagu piisab sellest, et ma iga päev natuke teen või siis on ikkagi see, et peab ikkagi tegema rohkem kõvasti trenni? Et ja ikkagi see lihastreening ja see daam oli seal vist isegi pildil mingisuguste raskustega, et tõesti, mida suurema vastupanuga ikkagi sa kohati seda lihastreeningut teed ja lihastreeningu põhimõte on see, kui sa soovid, et su lihas tõesti kasvaks, on see, et sa teed 3 seeriat, kuni see lihas, mida sa treenid, ära väsib, näiteks 3 seeriat kükke, 3 seeriat kätekõverdusi, et siis on sellel veel kõige parem efekt, eks ole. Kui sa kasutad raskusi, siis sa saad selle palju lihtsamalt ära tehtud, mõistad, et no kuigi kätekõverdus
kõhuväärdused minu arust naistel on isegi piisavalt raske. Aga kaks asja, mida tänapäeval väga-väga rõhutatakse, et on valgurikas toit ja lihastreening. Me ei saa toidust piisavalt nagu hästi valku kätte, et valgu kogus, mida sa päevas tarbid, on 1 gramm kehakaalu kilogrammi kohta, pead sa vähemalt valku sööma. Kui sa palju liigud, siis see võiks olla 2 grammi valku kehakaalu kilogrammi kohta. Nii et 60 kilo kaaluv naine, kes tahab liikuda ka ja mõnes mõttes imetades ju ka tegelikult noh, nii oluline see lihasmassi säilitamine, et me teame küll, kõik, kes on imetanud, teavad seda nagu tühja, seda nõrka tunnet, mis sul imetades, eks ole, on. Et selle vastu aitab ka väga hästi valgu tarbimine. Ja valk on päris raske kätte saada, et tegelikult mõtle, kui iga sinu toidukord võiks 50 grammi valku sisaldada, siis 50 grammi valku on näiteks 8 munas, me ei söö kunagi 8 muna ära, et seda valku annab toidust saada. Väga paljud, kes on seda üritanud jälgida, siis need teavad, see on tõesti väga raske. Ühe korra mul käinud vastuvõtul üks härrasmees, kes ütles, et mina sõin hommikul tõesti 50 grammi valku ja siis ta oli ära söönud 1 tuunikala vees konservi ja 1 lahja kohupiima selle ruudukese, et mõelge, kes see suudaks selle hommikul ära süüa. Et mõelge selle, jälgige, et ärge lugege kaloreid, aga vaadake, kui palju te valku tarbite, sest keha vajab kõige rohkem valku, keha on üleni valgust põhimõtteliselt juuksekarvadest kuni varbaküünteni, kõik südamelihase, rakud, kõik on valgulise koostisega põhimõtteliselt ja valku on kõige rohkem vaja ja sageli just see on see, mida me kõige vähem saame ja valk tekitab niisuguse rahulolutunde meil ka nagu kõige lihtsamalt ja kui sa sööd selle valgulise asja kõige esimesena ära, siis sa tahad palju vähem näiteks magusat ka süüa päeva jooksul. Nii et valgurikkad hommikusöögid ikkagi, et ma loodan, keegi vahest võib anda oma lastele krõbunaid ja piima hommikusöögiks, aga ikkagi tegelikult üks väga hea täistera, niisugune võileib, kus on ka ikkagi head juustu ja võib-olla natuke sinki peal, et see täidab lapse kõhu ka palju pikemaks ajaks või muna, avokaado, sellised asjad, et vaadake, ärge andke lastele liiga palju selliseid magusaid asju. Üks väike tore küsimus veel. Annika, kas oskaksid pakkuda, mitu grammi magusat on inimesel päevas tarvis, et elada? Mitu grammi? Ma arvan, võib-olla Grammi suhkrut ja magusat on otseselt, jah. Ma ei tea, aga vist mingi paar grammi võib-olla ma pakuks. No peaaegu, aga tegelikult 0. Et me saame selle suhkru kõik oma tegelikult juba kas või laktoos ehk piimasuhkur, me saame juustust, igasugu lihatoodetest, leivast. Ma loodan, et keegi väga vahest võib ikka saia ka süüa, aga igapäevaselt ikkagi pigem selline kiudainete rohke sepik ja leib, et me saame sealt kõik oma selle suhkru kätte ja täpselt 0 grammi on tarvis. Et ma nägin ühe toitumisnõustaja ühte slaidi, et mis on see lapse nädala magusa norm, te ei kujuta ette, kui väike see oli, seal oli see üks mingi morss ja siis vist, ma ei tea, 3 kummikaru ja tükike šokolaadi. Seda tõesti meil ei ole, võiks lastel ikkagi lastest suhkru nii palju, kui vähegi saab eemal hoida. Et suva need kõik muud patud, mis iganes asjad, et pigem võiga tehtud köögiviljad on, eks ole, nii head, et ärme karda võid, aga kardame suhkrut, et see suhkur on üks kurja juur. Tuletan seda ka meelde, kuigi see ei ole minu teema. Aga väga hea meeldetuletus, mida veel sa oled toonud välja, et lastel on hea siis olla palju õues on ju, et ikkagi see, ma arvan, lastel, hea reegel ongi, et täpselt, et kaua ekraanis, vähemalt sama palju õues, aga tund aega sa ütlesid, peab olema aktiivselt, on ju liikumist, siis raske koolikott. Et ma kohe mõtlesin, et peaks võib-olla lisaraskust panema juurde, sest enamus asju jääb kooli, et koolikott on suhteliselt kerge. Et see tegelikult on hea, siis suhkrut on ju, et tegelikult ei ole vaja, et see kuidagi tundub, et lastel seda energiat kulub ja on okei nagu süüa, aga tegelikult ikkagi ei ole. Mis on veel sellised asjad, et sa oled ise 3 lapse ema, on ju, füsioterapeut, sa näed nii palju neid teemasid, et mida me veel võiks laste puhul hästi jälgida, mille peale võib-olla me iga päev ei mõtle? Üks sihuke väga huvitav asi, mis ma viimasel ajal olen kuulnud, on see, et me alati arvame, et näiteks, et mul emal selg valutas, et mul ka selg valutab, eks ole, et ei, mul ongi see mingi diskiprobleemid ja see on mul pärandatud. Aga teate, uuringud ei seosta jälle näiteks rasket seljakotti laste seljavaludega, väga laialdased uuringud, aga ühe uuringu järgi valutas kõige rohkem nende laste selg, kelle emad olid kogu aeg kurtnud või vanemad, et oi, mu selg valutab. Et mõelge selle peale, et me ei pärandaks lastele edasi mingisuguse hädasid, et tänapäeval aina öeldakse, et geneetika mängib aina väiksemat rolli versus
see, kui suurt rolli mängib keskkond, et ärge pärandage lastele edasi nagu oma jutuga mingeid hädasid, et ma just vahepeal olen kurtnud oma une üle ja siis märkasin, kuidas mu 11-aastane vanem siis tütar, kuidas ütles ka, et oi, mul ka kuidagi ikkagi see unega nii halvasti, magasin nii halvasti, nii et ma enam ei kurda oma selle une teema üle, et ärge pärandage oma sellise nagu kurtmisega, et teatud ving on tervislik, ma arvan, et peab vinguma ja ikkagi välja ütlema, mis sulle ei meeldi suhetes, kus iganes, eks ole. aga ärme pärandame lastele mingisuguseid hädasid selle kurtmisega, eks ole. See on küll väga hea point sulle välja tuua ja kui sa seda mainisid, mul endal tuli kohe sihuke flashback samast asjast. Et siis ma mõtlen, laps ärkab hommikul, ütleb, et ma ei maganud täna väga hästi, et mis asja sa magasid terve öö, kuidas sa ei maganud. sa ei pidanud kellegi vahel jooksma ega midagi korraldama, et mis sa räägid mulle, onju. Aga jah, et kust see tuleb, et võib-olla olemegi ise öelnud, et ma täna ei maganud hästi umbes. Et kui, ma ei tea, isegi mitte lapsele, aga mehele mööda minnes, onju. Et tuleb ikkagi väga hoolikas olla, mida me räägime ja tegelikult meie enda uskumus tuleb ka sealtsamast, onju. Et kui palju sa seda näed, et inimesed iseendale neid probleeme tekitavad lihtsalt oma kuidagi selle mindset'i ja mõtetega. no see on ja tänapäeval ongi leitud, et valu on tegelikult, valu ei võrdu koe kahjustuse suurusega ja aina enam me näeme seda näiteks, et MRT pildil on kõik hästi või siis vastupidi, et inimesel on juhuleid näiteks, et ta menisk on katki, ta saab kogemata teada, mõelge, tal üldse ei valuta või näiteks alaseljas ei ole, noh, et mõni inimene, ma olen näinud ühte põhimõtteliselt pooleks läinud lülisammast, mis ei valutanud, et nagu MRT pilt nägi kohutav välja ja sellel inimesel oli õrn ebamugavustunne, üks neurokirurg kirjeldas ühte pilti ja ta katsus ja tundis ka, et noh, et see on midagi väga valesti, et see nagu inimene oleks võinud ratastoolis olla, seljaaju oli nii välja venitatud ja tal oli õrn ebamugavustunne, et tegelikult nagu koe kahjustuse suurus ei võrdu valu suurusega. Valu tunneme me tegelikult hoopis nagu aju on ikkagi see valuorgan ja mitte ükski inimene mitte kunagi ei mõtle valu välja, keegi ei taha ju valutada, aga kahjuks on nii, et kui me oma muus elu noh, nagu valdkondades on meil häda, näiteks te ei maga, et kui inimene ei maga, siis tal on nii palju rohkem igasugu ka neid ülekoormussündroome ja see valuaisting on palju suurem, et kui me oleme sellises justkui nagu hädaolukorras, siis keha reageerib igale väiksele sellisele kehalisele aistingule palju intensiivsemalt, et valu on alati biopsühhosotsiaalne, et valul on bioloogiline pool, et tõesti mõjutab see uni ja nagu see, kui palju sa natuke nagu haiget said, aga see tõesti psühhosotsiaalsed asjad ka, töö, stress, siis ka läbisaamine seal perekonnas, töökeskkonnas on leitud, et alaselg valutab väga palju nendel inimestel, kes ei salli oma ülemust näiteks. et noh, väga konkreetselt teadusuuringud, mis viitavad sellele, et jah, sellest nagu mõtteviisist ja meie sellisest üldisest heaolutundest sõltub väga palju see meie tervis, et aina enam me näeme nagu noh, kuna me saame inimest nii hästi uurida, siis näiteks radioloogid ei suuda öelda, antakse 100 MRT pilti, öeldakse, et palun öelge, kellel valutab, kellel ei valuta. Ametlikult 50 valutab, 50 ei valuta ja radioloogid ei suuda vahet teha, sellepärast et tõesti, noh, me ei ravi pilte ja aina enam me teame seda, et see valuaisting on kahjuks jah, aju tasandil, mitte ei pruugi selles struktuuris siin olla. Et jah, see inimkeha kohta nagu kogu aeg see nii huvitavalt see meie teadus ja kõik need arvamused nii muutuvad ja kunagi me siis arvasimegi, et muudkui venitame inimesi, et venitamine näiteks teeb inimesed korda, aga me ei pea tegelikult hästi painduva. Läbi aegade on inimest kunagi näiteks see, kas sa saad pastaka võtta sirgete jalgadega maast üles niimoodi graatsiliselt, no vahet pole, sa võid ju põlvedest ennast natuke kõverdada ka. Ja läbi sajandite, aastatuhandete on näiteks toidu kätte saanud see tugev inimene, kes sai mets ja põrsa, eks ole, kätte. Et tugevus ja kiirus loeb, aga see, kas sa noh, paindud hästi, see pole mitte kunagi inimest põhimõtteliselt päästnud ja on leitud ka, et ikkagi näiteks see kõva painutamine ei päästa meid spordivigastustest, see ei võta seda treeningu järgset lihasvalu ära, nii et venitamine on üks paras müüt. Ja kui te mõtlete, et teil on päevas 10 minutit, et oma tervise heaks midagi teha, siis palun tehke lihastreeningu harjutust ja ärge kulutage aega lihtsalt sellise tuima venitamise peale, mis teile kuigi palju ei anna. Et need väga hästi venivad naised on küll väga ilusad ja tundub, et nad võiksid nii õnnelikud olla oma sellises ilusti painduvas kehas, aga tegelikult liigne painduvus võib just viia tegelikult spordivigastusteni. Et näiteks jooksjad, kes väga viletsalt painduvad, nende jooksumuster on palju sihuke ökonoomsem ja see võib palju suurema edu neile tagada, just see väiksem painduvus.
Vau, ma arvan, see oli küll nüüd üks väga suur müüdi murdmine. Mina ikkagi arvasin, et selline 10 minutit venitust joogat on ikka selline elupääst ja hommikul hoopiski tuleb teha lihastreeningut 10 minutit, onju. Et eriti arvestades, et meil on muidugi spordialasid, kus meil on vaja painduvust, eks ole, iluvõimlejad, karatekad, noh, kes iganes, et ja esteetilised jah, sellised alad, et seal on vaja painduvust ja painduvus, see on ilus, eks ole. aga kui sa oled tavainimene, kellel pole aega, siis ikkagi meil on väga konkreetsed nagu uuringud, mis näitavad, et sinu lihasmass ja lihasjõud tagab sulle pikema elu konkreetselt. et kui sa ei taha sattuda varakult hooldekodusse, siis sa pead vetsupoti pealt püsti saama. tavaliselt noh, inimesed lähevad nagu hakkavad mähkmeid kandma ja on seal hooldekodus, kui nad ei saa tualettpoti pealt püsti. ja kui sa tahad, et see sinuga juhtuks, siis tee tooli kohal kükke, sest et see on hästi funktsionaalne, see hoiab sind tugevana. aga kui sa hästi paindud, seal ei ole nagu mitte mingit võitu sellest ei tule. nii et tavainimese kohta käib see eriti, et ära nagu noh, see painduvus on väga tore ja peab mediteerimine öeldakse, et on ju ka ikkagi uuringute järgi väga kasulik, aga pigem nagu tegele lihastreeninguga. väga lahe. kuidas see tooli kohal kükkide tegemine täpselt käib? Üks tore test on ka ja kus 30 sekundi jooksul käed paned rinnale risti, lihtsalt siit tõused püsti ja korraks istud ja tõused püsti ja korraks istud. et selline ja seda ei saa valesti teha ja nii tore ütlus on, et kõige halvem harjutus on tegemata jäänud harjutus. et ära karda, et sa teed seda valesti, lihtsalt nagu seisa tooli ees ja kannikatega korraks puuduta see tool ära ja tule tagasi püsti. ja selline mõte ka veel, et kellel alaselg valutab, vahest arvatakse, et on olemas ikkagi igale noh, mingid müstilised füsioterapeudi harjutused, aga nii tore mõte on walk it off, et kui sa vähegi saad, hakka vaikselt selle väga tugeva alaseljavaluga ka ennast liigutama. 99% juhtumitest see alaseljavalu 2 kuni 6 nädalaga läheb põhimõtteliselt iseenesest üle, aga ta läheb vahest kiiremini ikkagi üle nendel, kes natuke liigutavad ja kes ei karda oma selga kuidagi nagu liigutada, et ei pea, no need, kes hakkavad hästi sirge seljaga kõike tegema, nendel ei pruugi nii hästi minna, aga et see ja lihtsalt, et see näiteks see tooli kohal kükk ka, see ongi alaseljale nii hea, sest et tuharalihased, kui nad on aktiveeritud, see ka natuke paremini võib-olla toestab alaselga, et ei ole olemas mingeid võluharjutusi, ei ole olemas valesti tehtud harjutusi, sa lihtsalt tegutse. tee neid asju, mis sulle meeldivad ja kui kellelegi väga meeldib venitada või selliseid mingeid või noh, mis iganes selline asi, mis ei ole ka võib-olla nii tõenduspõhine, massaaž näiteks ka ikkagi ei ole nii efektiivne, kui on harjutused. kuigi massaaž on väga mõnus, aga massaažil ei ole sellist püsivat head toimet. harjutustel, kui sa neid kogu aeg teed, nendel on püsiv hea toime. et lihtsalt, aga mis iganes asi sulle meeldib ja sind õnnelikuks teeb, siis kunagi keegi ei saa seda ikkagi maha teha. Lahe, me oleme ikka väga palju häkke nüüd saanud. korraks räägiks rühist ka, et kogu aeg räägitakse, et see on nagu hästi oluline, et kas see siis ikkagi on oluline, kui oluline ja mida siis teha, et see rüht oleks hea, kui see on oluline Jah, et tegelikult no natuke minu juurde satub vahest inimesi, kes ütlevad, et palun teeme nüüd minu rühi ikkagi paremaks ja see ilus rüht muidugi mõelge pildi peal ka ikkagi, suruge abalud kokku ja iga kord, kui teil see aktiivsusmonitor ütleb, et tõuse püsti, mine kõndima, no sa ei saa kogu aeg ikkagi püsti tõusta ja kõndima minna, siis tee endaga kokkulepe, et sa surud abalud kokku, et selline ilus rühi, selline korraks harjutus, et see on sulle väga kasulik, aga tegelikult seda viletsat rühti ei seostata ikkagi mingite diagnoosidega otseselt, et aeg-ajalt tasub ennast sirutada, aga vahest see, et mõni inimene nagu nii põeb oma selle rühi pärast, et see võib rohkem muret teha. ja see rühi teema veel selles suhtes ka, et igal inimesel on võib-olla mingil põhjusel välja kujunenud see rüht, nagu tal on ja võib-olla mõni inimene näiteks, kes on lapsepõlves suuhingaja olnud, et tal on need hingamisteed välja kujunenud, nii et ta saabki kuidagi õhu paremini kätte sellises asendis ja kui me hakkame temaga kohutavalt rühitrenni tegema, siis me noh, nagu tal võib isegi hapniku kättesaadavus väheneda. aga ikkagi mõelge, kui lapsed mängivad pensionäri kodus, siis nad on ju kepiga sellised küürakad inimesed, eks ole, et rüht reedab meie vanust ja selles suhtes ma väga soovitan kõikidel ikkagi nagu noh, vahepeal jälgida ennast, sirutada, rinnalihaseid vastu seina või uksepiita natuke venitada, et põhise koleda rühi põhjustaja on ikkagi see rinnalihas, mis tõmbab meil õlad ette alla. et kui te sirutate ennast ja olete sirgemad, siis
Te näete nooremad ja kenamad välja ja inimesed on leitud, et kes lähevad sellise julge rühiga mingitele läbirääkimistele, siis nad saavutavad seal palju rohkem palgaläbirääkimistel näiteks versus need, kes on sellised nagu hiirekesed ja sellised hästi küürus ja ees all niimoodi, et strateegilistel hetkedel tasub sirutada, aga lihtsalt, et ärge nagu noh, et ei tasu liiga palju selle rühi pärast muretseda. Ja üks huvitav uuring näitas veel seda ka, et inimesed, kellel oli tugev kaelavalu, kui nad pandi sellesse hästi sirgesse asendisse, kus kaelanärvid pidid justkui vabad olema, siis nende valu ja sümptomaatika, näiteks see kätte kirgav valu, see suurenes just, et tegelikult, et noh, ole ikkagi enamasti enda jaoks sellises hästi nagu heas mugavas asendis ja siis vahepeal tule sellest küürusasendist välja ja siruta ennast, aga et me ei pea nagu noh, vahest tõesti see mure selle rühi pärast on hullem kui see rühi probleem ise. ja väga-väga hea teada ja siis lihtne harjutus jälle, et tundub, et see ei olegi kõik nii keeruline, nagu kuidagi tundub. et tegelikult on päris lihtsad harjutused, mis me saame teha. aga ma küsiks veel selle kohta ka, et kuidas rippumisega on, et kontoristesse pannakse ka igast neid pulki, kus saab rippuda peal, et kui oluline see on või kas see on üldse oluline? Rippumine ja et see tundub, et või näiteks need lauad, kus venitatakse lülisammast lahti, et tegelikult see on kohati niisugune suhteliselt passiivne asi ja kuulge, kui on kusagil ikkagi nagu see pulk, siis proovige seal lõuatõmmet teha, noh, aktiveeri oma lihasid ja pinguta rohkem ära. tegelikult see lihtsalt rippumine on ka lihaskonnale niisugune mõnus pingutus, aga proovi nagu hakka proovima seda lõuatõmmet teha. Ja hakka lõuatõmmet tegema ja nii ägedad on need sellised pikad kummid, mille sa saad nagu aasaga kinnitada, jalgad alla panna ja see aitab sul saada seda mõnusat nagu lõuatõmmet teha, et see on selline eduelamus, mis sa selle kummiga saad, et see on nii tore tunne. Ja aga proovi ikkagi nagu noh, mis iganes selline aktiivne liikumisamps on parem kui lihtsalt nagu rippumine või olemine. et kus saab ikkagi kätekõverdus, lõuatõmme, kükk, on ju, et Ja et midagi, mis tõstaks su pulsisagedust, et see on jälle südame-veresoonkonnale ja ajule ka nii palju kasulikum kui lihtsalt see passiivne olek. kindlasti. ja ma tahaks veel, siin nüüd keegi mul hõikab kõva häälega, aga ei ole hullu, et aga ma küsin seda, et Katre, kuidas sina teed seda, et sul on ju lapsed, sul on töö ja kuidas sa mahutad enda päeva, et milline näeb välja, võib-olla jaga, et milline on sinu selline tavaline päev, kus sa siis saad mahutada kõik selle liikumise, töö ja nii edasi. Et hommikul esimene asi ikkagi ma tõesti nagu enne, kui kõik ärkavad ja kui näiteks lapsed peavad ikkagi putru näiteks sööma, siis ma selle söögi tegemise kõrvale ka väga sageli teen ikkagi niikaua, kuni pudru, vesi või piim keema läheb, siis ma teen oma mõned kätekõverdused näiteks ära ja äratus on seal kusagil 6:50 saame niimoodi teha ja ühesõnaga hommikuti ikkagi see lihastreening, kätekõverdused, kõhulihased, kükid juba saab teha pudru keetmise kõrval ära. Hambapesu ajal ma teen ka juba natukene harjutusi ja lapsed käivad nagu erinevatel aegadel natuke koolis, et üks läheb ühel ajal kooli, järgmised viin mina kooli, siis tulevad patsiendid toredasti. Ja nüüd väga oluline on, et võib-olla ka, kellel lapsed käivad kusagil trennides, et nii oluline on, noh, nii hea oleks, kui lapsed saaks ikkagi ise oma trennides ära käidud, aga kahjuks logistiliselt siin Tallinnas ikkagi mõnda trenni peaks 2 bussiga sõitma või see bussiliiklus ei ole alati nii hea. Aga minu arust emadele nii tore häkk on see, et ikkagi kui laps läheb trenni, siis ukse lähedal peavad olema sul tossud, eks ole, tossud on kõige uksele lähemal üldse ja need trenniriided ka, et sa saad ka, mul on tavaliselt umbes 3 minutit aega, et panna võib-olla trenniriided siis et ühe lapse trenni viimise ajaks saan minna Pirita metsa hetkeks jooksma, käime kodust läbi, 3 minutit riidevahetus, laps läheb trenni ja saab oma sellised liikumisminutid seal vahepeal kätte. Ja ma tahaks öelda, et võib-olla igas vanuses nagu laste kõrvalt saab ikkagi natuke liikuda, et ma arvan, et minu vaimse tervise päästsid kindlasti need mõnusad käruringid
et ikkagi nagu nende pisikeste lastega ka, et võib-olla vahepeal on vaja kaisus magada ja oma energiavarusid taastada, aga et ma loodan, et enamus beebisid ikkagi natuke tahab kärus magada ja nii, noh, on kliinilised psühholoogid soovitavad ka, et vaimse tervise päästab või vaimse tervise aluseks on 20 minutit värskes õhus kõndimist päevas. et käruga see kõndimine, kui lapsed on natuke suuremad, siis ärge häbenege mänguväljakul teha kükke ja väljaste samme, näiteks kui need lapsed seal mänguväljakul on ja võib-olla kui see laps uudistab sul seal tänaval midagi, enam ei taha kärus olla, ma tean, et see on raske periood, kus ta päris ise ei suuda kõndida, aga kärus ka ei taha olla, et siis, kui ta uudistab seal midagi, no ärge häbenege kükke või mingisuguseid naljakaid harjutusi seal kus iganes tänavanurgal ka teha, kui laps midagi uudistab, et ma arvan, et igas vanuses laste kõrvalt saab oma päeva midagi seal natukene sättida ja eriti ma mäletan mingis faasis ka see õhtune, kasvõi pimedas, ma toppisin need kaksikud sinna kärusse ja siis läksin nendega ikkagi veel sellisele vaimse tervise ringile õhtul, kui on see niisugune, nagu kõik on väsinud, natuke karjuvad, aga see alati see värske õhk minu arust päästab ja annab energiat. et jah, see minu päevakirjeldus, mul on koer ka, siis hommikul juba ka 7:25 ma teen sellise väikese tiirus selle koeraga, et sellised pisikesed ringid selle koeraga peavad ka kusagile ära mahtuma, aga vahepeal jah, ikkagi niisugused loengute ettevalmistused toimuvad natukene õhtupoole seal laste kõrvalt. Ja jah, ma arvan, et tasa ja targu saab kõik asjad tehtud ja ma tean, et mina oma ikkagi ellu planeerin selliseid natuke rahulikumaid päevi, et ma tean, et mul peab kusagil nädalas nagu see üks selline natuke vabam päev olema või kus saab, mitte vabam päev, aga kasvõi see tunnike, eks ole, kus saab natukene nagu rahulikumalt võtta või ma tunnen jälle, et minu patareid täidab näiteks see ka, kui ma saan natuke oma raamatupidamise asjadega tegeleda või see ettevõttesse panustamine, loengute tegemine, et nii tore on see, kui inimene saab vähegi lubada, et tal on selline vaheldus oma päevades, eks ole. et see täidab seda tassi. väga lahe. ma, Katre, tahtsin küsida, et kas sul on ka mõnikord tulnud selline hetk, et sa tunned, et sa enam ei jaksa või kas sinul ka kunagi tuleb väsimus peale või saab jaks otsa või tänu nendele liikumisampsudele ja kõik nendele asjadele, mida sa teed ja sellele valgurikkale hommikusöögile, sinul seda väsimust ei tule ja sinul seda madalhetke ei tule ja sa lihtsalt niimoodi triivid, kaunilt kulged läbi elu? ja ma mäletan, kui mu esimene laps läks esimesse klassi ja siis ta kohutavalt palju oli seda logistikat, ma tean, et ma viitsin mingitel päevadel 4 tundi autos ja ükskord ma seal Pirita Vaba Keskuse parklas last oodates mõtlesin, et ma tahaks natukene kokku kukkuda tänaval, et kiirabi viiks mu haiglasse ja siis mul tehakse uuringuid, ma laman ja joon klaasi vett ja ma tahan ainult vett, et tooge mulle ainult vett ja lubage mul lamada, et mul oli niisugune unistus vahepeal, et mul on olnud neid väga selliseid raskeid ja nukraid hetki seal kusagil pimedas jaanuarikuus mitu aastat tagasi ikka on juhtunud, aga enamasti ikkagi noh, need tulevad magamatuse pealt, et näiteks kui ma annaks teile ühe soovituse, noh, väikestel väga beebide emadel on seda raske täita, aga tõesti see noh, see magamatus põhjustab ikkagi kõige rohkem hädasid, ja minu praegune häkk on ka, et lapsed on juba suuremad, ma korraks nagu 20 minutit laman vahepeal, et see nagu lahendab väga palju muresid, kui sa korraks saad lamada näiteks, aga ma arvan, kõikidel tuleb neid raskeid hetki ikkagi ette, aga ma arvan, liikumine tõesti aitab ja need väikesed, kui sa korraks saad lamama minna kasvõi oma nende väikeste laste kõrvale. väga lahe, nii et lamamine, magamine ja liikumine, et tegelikult siis see hoiabki, onju. ja tõesti vaimse tervise aluseks ka 20 minutit värskes õhus kõndimist ja see lahendab nii palju muresid. väga lahe, nii et oleme saanud selliseid väga-väga ägedaid häkke, aga kust sa näiteks alustaks, et kui on nüüd, sa ütlesid, et on need raamatupidaja mõni, kes liigub 200 sammu, onju, aga kui ongi selline ema, kes tegelikult ongi justkui see, et ta on magamata, onju, ja ei saagi magada, sest tal on, ma ei tea, 6-kuune beebi, kes ärkab kogu aeg ülesse ja ta veel teeb ettevõtet sealt kõrvalt, onju, ehk siis need ärkveloleku ajad ja minutid on ka hästi nagu loetud ja ta tunneb, et tegelikult, et ta võib-olla ei tee praegu eriti mitte midagi, onju. et millest siis mis need esimesed sammud võiksid olla, et hakata liikuma selle paremuse suunas?
Et ikkagi ma arvan, et enda vastu peab väga hea olema ja mina olen näiteks saatnud enda juurest mõned noored emad nagu ära, et võib-olla nagu see ei ole ka see koht, kus hakata, kui sa elad 5. korrusel ja sul on näiteks 3 väikest last ja siis nagu see, noh, see ei kõla adekvaatselt, see soovitus, et noh, mine muudkui välja ja kõnni, eks ole. et nagu ma arvan, et ikkagi see selline noh, ja suure väsimuse pealt harjutuste tegemine, noh, see ei ole tegelikult noh, mõned sa võid need väikesed liikumisnäkid võtta, aga noh, enda vastu tuleb hea olla ja selline adekvaatselt ikkagi mõelda, et kas sa saad endale seda liikumist ja kõike lubada ja alati, eks ole, tuleb abi küsida, nagu siin mitmes taskuhäälingus räägitud ka on, et mina olen väga tänulik oma äiale ja ämmale ja oma vanematele ja mul on alati ka olnud lapsehoidjad, kes annavad mulle nagu kasvõi kunagi kaksikute beebieas, niikaua kuni nad seal ilma minu rindadeta hakkama said ja kõndisid, et alati tõesti ja vahepeal ma arvan, et näiteks kui sul on need lapsehoidja vanemad annavad, keegi sõbranna saab sulle anda selle tunnikese, siis nagu kasuta seda ikkagi nii ära, nagu sul vaja on, et väga sageli ongi vaja magada, et ma väga rõhutan ikkagi seda une teemat, et sportlased, kes magavad alla 8 tunni, neil on 71% suurem tõenäosus, et neil on mingisugune ülekoormus, vigastus või no nagu vigastused ja valud tekivad nendel inimestel palju kergemini, et nagu kõik on ikkagi kõige rohkem selle une taga kinni. Õnneks see periood elus ikkagi läheb mööda, aga esimesena alati tuleb korda saada see uneteema ja võib-olla samas jälle see uni on sul natuke kvaliteetsem, kui sa oled ikkagi natukene liikunud ja õues olnud, et see koht, kus alustada, on nagu uni ja võib-olla see 20 minutit kõndimist päevas, eks ole. väga lahe. äge, me oleme tõesti saanud nagu väga palju häkke, mul on siin terve lehekülg notes'e täis tehtud juba. aga küsiks veel lõpetuseks mõned sellised küsimused, et mis on sinul olnud selline parim õppetund või häkk, mille sa oled saanud, et kas sa oled ise selle peale tulnud või keegi on soovitanud, et kuidas seda emadust ja ettevõtlust edukalt ühendada? Võib-olla siin tooksin välja selle toreda ütluse better done than perfect, et nagu see minu arust see on nii oluline mõte, et ka võib-olla kui keegi on kodus vaikselt nokitseb millegi kallal ka, siis et need asjad, et alusta lihtsalt nende asjadega, eks ole, et ära kohe nagu aja seda täiuslikkust taga, aga nii oluline on see alustamine, et mina olen ka no ikkagi nii paljud asjad mu elus on nagu seisnud selle taga, et ma mõtlen ei, et ma ei tee seda nagu piisavalt hästi ja ma ei taha võib-olla kuidagi poolikult teha, aga ma arvan, et nii oluline on see mõte, et lihtsalt alusta kusagilt, hakka vaikselt tegema ja sellest saavad siis suuremad asjad välja kasvada. ja sama kehtib liikumise kohta, on ju, et hakka lihtsalt sellest paarist kükist ja asjadest pihta ja sa Mhm, ei peagi minema tunniks ajaks jõusaali. täpselt. väga lahe, aga kust sina, Katre, sa oled nagu kogu aeg särad, et kust sina oma inspiratsiooni ammutad iga päev? Siin on jälle tuleb see klassikaline soovitus, mis igalt poolt läbi käib, on see ka, et mõtle, kellega sa ennast ümbritsed. et tõesti minu tutvusringkonnas on nii palju lahedaid 3, isegi 4 lapse emasid, üks mu tuttav, nii armas sõbranna, naabrinaine, tema sai just World Loppet Masteriks, tal on 4 last ja ta läbis oma 10. siis selle World Loppeti sarja maratoni, nii et ma väga tervitan oma sõbrannat Reeta et lihtsalt minu tutvusringkonnas ma inspireerun nendest inimestest ja ma soovitan ka, et kui te kedagi näiteks sotsiaalmeedias jälgite, et noh, ma ei suuda olla nii tublid, kui on nii paljudes valdkondades ägedad inimesed, eks ole, aga ma alati mõtlen, et ma iga päev üritan olla iseenda parim versioon ja ma imetlen näiteks neid isasid, kes oma nagu lastega sportimas käivad või nagu ja iga nädalavahetus neid võistlustel saadavad, et ma oma lapsi üritan ka nii palju toetada, kui vähegi saab ja veedame tõesti nädalavahetusi neid kusagile laagritesse viies või midagi. aga et tõesti see igapäevased need ägedad inimesed, kellega sa ennast ümbritsed, nagu nende ettevõtlikkus, noh, see väga-väga inspireerib mind. sina, Annika, inspireerid mind väga ja kõik selle toreda IMT-l, kõik need ägedad naised on siin ka väga palju minule inspiratsiooniks olnud. väga lahe. jäta, Katre, meile siis lõpetuseks üks selline mõte, et või soovitus või motivatsioonikild, et mis sa siis sellele ettevõtlikule emale ütleksid lõpetuseks, et kui sa saad anda nüüd ühe soovituse?
ja võib-olla ma jätan teiega selle lause, et liikumine saab asendada nii paljusid tablette, aga ükski tablett ei asenda mitte kunagi liikumist. et kuna ma olen füsioterapeut, siis ma ütlen selle asja välja ja väga selline naljakas mõte, aga ole isekas ja tõesti võta endale nagu see inimene on loodud liikuma ja võta tõesti iseendale, kui sa vähegi saad, siis võta see aeg ja mine liikuma ja tõesti premeeri ennast liikumisega. Et ära, et kui sa tunned, et sul on väga tubli nädal olnud, siis ära premeeri ennast klaasi veini ja justukoogiga, mis tegelikult sulle hoopis vastupidist nagu toimet omab. Et premeeri ennast millegagi, mis on sulle kasulik, mine oma sõbrannaga näiteks kõndima. Et tõesti, liikumine on preemia ja liikumine on ka privileeg, et kui palju on inimesi, kes ei saa liikuda, et võta liikumist kui niisugust privileegi ja preemiat. Et ma loodan, et kõigil tuleb täna ka hästi mõnusalt niisugune liikuv ja aktiivne päev ja üldse, et see kevad on natuke rohkem liikumist täis, et ärge unustage siis sellest äpist vaadata ka neid oma samme ja hakake vaikselt neid kasvatama. väga lahe. nii et liikumine on privileeg ja võtame isekalt endale selle privileegi. aitäh sulle, Katre. tõeliselt palju häid mõtteid, mega palju inspiratsiooni ja kindlasti ma kuulan seda veel järgi, et kõik need infokillud, midagi mul kaduma ei lähe. Ja ma kuulaks seda isegi väga-väga mitu korda, sellepärast et siin oli meil nii palju nii häid soovitusi selle lühikese aja jooksul. nii et ma olen mega tänulik, et sa leidsid aega meie jaoks ja jagasid nii armsalt ja nii südamest kõiki neid nippe ja häkke ja samas saades nagu aru, mis levelil on meie kuulaja ka, on ju, võib-olla, et ei ole seda aega palju, aga et kuidas seda kõige-kõige kasulikumalt ära kasutada siis isekalt enda tervise huvideks. nii et armas Ja, kuulaja, kui sul on mõni sõbranna, kellel sa tunned, et tal oleks kasu sellest kuulamisest, siis kindlasti jaga. ja mina omakorda ka tänan kõiki kuulajaid ja tõesti ütlen, et iga samm ja iga püstitõusmine loeb ja on nii kasulik sulle. Suur tänu kõigile. aitäh. Kuulmiseni.